Tervitus! Te vaatate ettevõtluse turundussaadet Impact 8020 ja minu nimi on Kristjan Raude. Ma jõudsin hiljuti lugema ühte artiklit, kus kohas väideti, et UX disaini kuldajastu on möödas. Saatesse kutsusin täna 2 spetsialisti, et sellel teemal täpsemalt rääkida. Esimene nendest Egle Sarapuu. Egle on ettevõttest Trinidad ja Wiseman, üks kaasasutajatest ja õppejõud lausa 2 ülikoolis. Tere tulemast! Tervist! Ja teine on meie enda Tanel Eero, kes on meil siis UX disaineri rollis. Tere tulemast ka sulle! Tere! Tehke kõigepealt mulle selgeks, miks peaks üldsegi ettevõtte hoolima disainist ja mis on üldsegi kasutajasõbralik disain? Disain on kasulik, eks ole, kui lühivastusena ütelda. Tegelikult on see, et kui me võtame disaini mitte kui sellist kunstiga lähedalt seotud ala, siis disain on ju tegelikult millegi muutmine, sihipärane muutmine. Kuigi võib juhtuda, et see ei ole nii sihipärane, aga ta üldjuhul on sihipärane muutmine, disain kui tegevus. Ja kui me räägime UX-ist, eks ole, siis tegelikult see kasutaja kogemus, meie kliendi kogemus, eks ole, meil on vaja tegelikult seda sihipäraselt muuta ja kui me seda ei täienda sihipäraselt, siis tegelikult ettevõte ei arenegi edasi. Või siis ta areneb mingis muus valdkonnas, mis ei ole tema kliendiga seotud, eks ole. Et sellepärast on ettevõttele kasulik, mida rohkem kliente, seda rohkem raha ja kõige muud. Ja disaineri eesmärk on ju luua midagi töötavat ja kui sa ei tee disaini ja ei tee kasutajasõbralikku disaini, siis tegelikult need on ju kaotatud kliendid. Kas see UX disaini kuldajast on siis möödas või ei ole? Et just nagu see sai nagu selgeks laiemale ühiskonnale, mis asi on see UX disain ja nüüd öeldakse juba, et see on möödas? No UX disain iseenesest, kus ta tuleb, eks ole, on nii vana asi juba. Me oleme nimetanud seda sama asja väga erinevate nimedega läbi aja. Tegelikult protsessid läbi aegade, see, kuidas me teeme seda tööd, need metoodikad ei ole ju nii palju muutunud, et tegevus on kogu aeg ikkagi enam-vähem üks sama, et see võib-olla see fookus, eks ole, see, kuidas me mõtestame seda asja, see on nagu kuidagi nagu teise nurga alt sellel hetkel, eks ole. Et kas kuldajast on möödas, minu arust nagu kuldajast alles tuleb, sellepärast, et nüüd me järsku oleme aru saanud, mis see UX disain on ja nüüd järsku hakatakse või nüüd juba tehakse seda, ja kui me räägime sellest, et kuhu me ühel hetkel võime jõuda, eks ole, siis me jõuamegi selleni, et see on igapäevane tegevus, et see on tehtud, see on hea, see paraneb kogu aeg. Et minu arust nagu me alles nagu vaimuses saime üle, eks ole, nüüd me hakkame nagu päriselt seda kasutama. Jah, ma arvan, et see kuldajast on selles mõttes võib-olla möödas, et ainult, et see UX disain on olnud selline küllaltki võõras väljend, mida sa pead juurutama, eks ole, paljud irvitavad selle peale ja mõtlevad, et see on selline buzzword lihtsalt. Aga et nüüd ta on saamaks selliseks igapäeva terminiks, ta on loomulik, et kõik agentuurid keskenduvad usability'le ja teevad seda, et ta ei ole nagu midagi, mida sa käid enam eraldi otsimas, vaid ta on midagi, mida sa eeldad, et alati, kui sa mingisugust lahendust võtad, et keegi mõtleb selle UX-i peale, ehk ta saab nii-öelda loomulikuks osaks sellest protsessist ja see selles mõttes on kuldajastu möödas, et sa ei saa enam, et sa ei eristu, kui sa pakud UX-i, et tegelikult sa oled lihtsalt üks neist ja nüüd järgmine etapp sellest on lihtsalt, et kuidas sa teed paremini või mida sa teed rohkem UX-i mõttes. Kuulge, mul on ammu tahtnud seda küsimust avalikult küsida ja ma loodan, et äkki saatevaatajate hulgas on ka kedagi, kellel kogu aeg see küsimus on hinge peal olnud. Öeldakse, et kunsti üle ei vaielda. On ju? Ei vaielda, jah. Disain, on ta siis, ütleme, UX disain, on ta siis kunst, on ta teadus, kas tulemi üle saab vaielda või ei saa? Sa ütlesid, et kunsti üle ei vaielda ja kui kunst ei ole. Aga selles mõttes, kui me räägime nagu kunstist, eks ole, kunsti tehes sa ei mõtle sellele, kes vaatab tavaliselt see pilti. Sa väljendad ennast.
sa üritad mõnda teist vaatepunkti välja tuua milleski võib-olla, mis on nagu täiesti nagu traditsiooniline, eks ole. Mõtestad lahti midagi teistmoodi, eks ole. Kui me räägime kasutajast ja sellest, kuidas kasutaja iga päev hakkama saab, siis tema jaoks midagi uut, teistsugust vaatepunkti millegile, noh, see on nagu tabu, sest see tähendab kohe seda, et ta peab hakkama mõtlema. Ja see, kui ta mõtleb, siis energia kulub ja tema jaoks on see maru keeruline keskkond, on ju. Kui me räägime nüüd nagu näiteks veebikeskkonna disainist, on ju, ja eriti veel kasutaja keskselt, on ju, siis siin ei ole ruumi nagu puhtalt eneseväljendusele, ilma et ma mõtleks kellele see peab sobima kuidagi või kuidas ta hakkama sellega saab. Me tegeleme tegelikult sellega, et me üritame korrata kõiki neid teadmisi, mida kasutajal on juba. Et noh, see ei tähenda seda, et kui me teeme kampaaniad, et me ei või sinna nagu mingid aspekte tuua või läheneda kuidagi mingi teistsuguse sõnumiga, aga see, mida kasutaja peab selle lehel tegema ja see, kuidas ta peab see sõnumist nagu aru saama, noh, see ei ole nagu nii selline, noh, väga nagu selline üldjuhul nii creative. Et ütleme, kui ettevõte läheb, tuleb näiteks teie juurde ja ütleb, et ma tahaks midagi ägedat. Tehke midagi, mida pole nagu varem olnud, eristume. Ja, ei, seda saab teha. Eristus tuleb idees. Eristus on graafikas, eristus on esteetilistes väärtustes. Aga sa ei tee innovatsiooni vormi elementide paigutuses. Paneks selle ülemise menüü paremal pool. Ütleme, et eristamine on see, et jah, mida ütleb, see ei ole väga ebatavaline, et seda küsitakse, eks ole, ma tahan midagi unikaalset ja see peab ilus välja nägema, eks ole. Aga ma ütlen, see üldjuhul ei ole primaarne eesmärk, eks, et see eesmärk, mida sa sellega täidad, on midagi muud ja see eristumine on lihtsalt üks nüanss selle lahenduse loomisel, aga üldjuhul see eesmärk on ikkagi midagi muud, et sa soovid kas oma brändi kuvandit kasvatada või mingisugust ühiskonna positsiooni võtta või mis iganes, aga noh, nii-öelda sul peab olema mingi mõtestatus seal taga, eks. Et selles mõttes on jah, UX disain on võib-olla kunsti ja risti vastupidi, eks ole, et kui kunstis sa tihtipeale tahadki midagi unikaalset luua ja kuidagi, nagu sa ütlesid, ennast väljendada, eks ole, et siis UX-i puhul me oleme üldjuhul pigem piiratud just nii-öelda levinud mustrite poolest, sellepärast et see levinud muster on see, mida su kasutaja ja külastaja juba tunneb, nii et siis see on nii-öelda kõige lollikiline meetod, et ta saab hästi hakkama selle keskkonnaga ja oskab seal navigeerida, oskab seal toimetada neid asju, mida tal tarvis on. Kas te saate anda saatevaatajatele, ettevõtjatele lihtsalt 3 soovitust, mida nad peaksid tegema, et teie silm puhkaks, kui te nende asju vaatate? No nüüd, kui jälle natukene seda sama teemat puudutada, mis oli see kunst või teadus, eks ole, et nagu Hegle ütles, et kunst on eneseväljendus ja hästi palju on seda, et kui keegi tuleb mingisugust lahendust soovima, et seal on, see on tema jaoks ka selline eneseväljendus, et tal on hästi palju mõtteid, mida ta seal soovib teha ja mida ta tahab seal teha ja ta lähtub ka sellest, mis tegelikkuses on vale, et ütleme, seal peaks lähtuma pigem sellest, et kellele sa seda keskkonda lood, mõtlema läbi, et mis on see põhikasutaja, mis on tema soovi, mida ta seal teha tahab ja tegema neid otsuseid selle baasil, mitte nii-öelda isikliku eelistuse baasil, mis väga tihti ei kattu sellega, mis tegelikkuses lõpuks tarvis on. Mina võtaks 3 asjana. Üks nendest on usaldusväärsuse moment, eks ole, et kui sa lähed kellegi veebilehele, eks ole, sul peab näha olema, kelle veebileht see on, selgelt nagu kommunikeerituna. Et see ei ole mingi visuaalselt, et see ei ole mingi odav koopia, eks ole, sellest ettevõttes, et seal on nagu kontaktandmed, on ju. Siis esteetiline vaade on oluline selle jaoks, et inimene üldse viitsib edasi tegeleda sellega. Selles suhtes, et kui see ei ole esteetiline, see tundub nagu liiga palju elemente, eks ole. Korbav. Õiget nagu nuppu ka justkui ei ole, millele vajutada, eks ole. Et siis tegelikult esimene reaktsioon on see, et appi ma tahan kähku ära minna siit, on ju. Ja noh, siis sa panedki kinni selle, eriti kui see alternatiiv on. Tihtipeale on see, et selleks, et erinevaid külastajaid
teenindada, mõeldakse, et me anname siin hästi palju võimalusi ja hästi palju igasuguseid nuppe ja kõike võidab teha, nimekirja saab vaadata niipidi ja niipidi ja niipidi ja siis selle nurga alt ka. ja tegelikkuses praktika on see, et noh, usability poole pealt tüüpiliselt mida keerukam on lahendus, seda keerukam on ka seda kasutada, et seal nii-öelda hoia võimalikult lihtsana need lahendused, siis tüüpiliselt see ka töötab kõige lihtsamini või töötab kõige usaldusväärsemalt. Ja siis midagi veenvat peab seal ka olema, mingisugune selge nagu põhjus, et miks ma praegu just peaksin hakkama seda nuppu vajutama või miks ma praegu peaksin just minema lugema seda nagu asja, mis mind oodatakse. Et call to action nupud, eks ole, tihti on see viis, eks ole, aga mingi info peaks olema, et miks praegu just see kõige mõistlikum mõte on, miks ma ei tule homme tagasi näiteks selle lehele ja tee siis seda, eks ole. Sest noh, tavaliselt on see, et inimesed ei tule tegelikult tagasi järgmisel päeval või ülejärgmisel päeval, eks ole. Selle nagu liiga paljude elementide osas, et seda ongi, kui sa lihtsalt disainid vormi kaupa, lehe kaupa, siis ongi väga lihtne panna kõik võimalused, mida kasutaja võiks justkui tahta. Sellest aitab üle see, kui sa tegelikult mõtled kliendi või kasutaja erinevad need teekonnad läbi, eks ole, mis hetkel, millist asja ta tahab täpselt teha. Et leida see telefoninumber ja helistada mulle ja ütelda, kui halb toode mul on, eks ole, siis tegelikult oleks nagu suhteliselt mõistlik see number sinna üles panna, nagu, eks ole. Torumehe teenusepakkuja, tõenäoliselt ta peab seda numbrit kuvama, eks ole, keegi niisamalt helista sinna. Kuidas te ise näete, kuidas moodi see disaini, UX disaini valdkond areneb järgmise 3-5 aasta jooksul, mis muutub, mis ei muutu, mida täna ettevõtted peaksid tegema või mille peale mõtlema, et tulevikus olla keskmiselt paremad? Küsi jah, mis tehnoloogia vallas 5 aasta pärast muutub. Ma arvan, et väga palju muutub, et kas siis enam üldse keegi mingit kodulehti tellib, et tõenäoliselt mingisugune arvuti prindib sulle välja täiesti vastuvõetava kodulehe. Aga ma arvan, et mis ei muutu, on see põhimõte, et me teeme neid tegevusi täna eesmärgi või kasutaja keskselt. Et ükskõik, mis see tehnoloogia või lahendus on või mis keskkonna tulevad või lähevad, et siis mida iganes sa teed, on ikkagi kasutaja, on see keskne osa, nii et need otsused tulevad nagu selle baasilt. Mina arvan, et 3-5 aasta jooksul on terve hulk ettevõtteid jõudnud sellisesse küpsusfaasi, kus UX disain või selle nimel tehtavad tegevused ei ole enam sellised, et vahest tehakse, vahest ei tehta, vaid nad on jõudnud Eestis sellesse staadiumisse, kus neid üldiselt tehakse. Hea näide sellest, see tähendab seda, et on tekkinud mõõdikud näiteks, eks ole, et me reaalselt mõõdame seda, kas see tegevus, mis me teeme, et see on nagu eesmärgipärane olnud, eks ole. Hegle, natukene selline telgitagustest ka või isiklikumast poolest elust. Kas sa oskad öelda, mis on sinu jaoks need 20% harjumusi või tegevusi või oskusi, mis on tegelikult toonud 80% sinu edust täna? Esimene harjumus on see, et mul on vaja hommikul enda aega, kus ma siis ise otsustan, mis ma teen, et kas ma loen mingit artiklit, mõtlen, vahest mängin mingit puslemängu, joon kohvi, mõtlen oma, või ma ei mõtle nagu aktiivselt, aga ma üritan ennast käima saada sellega, et ma olen nagu endale nüüd aega andnud ja et nüüd nagu ükskõik, mis tuleb nüüd ülejäänud päeval, et siis ma olen boonuse kätte saanud, et nüüd ma pean pingutama. Palju see aega võtab sul? Ma ärkan suhteliselt vara üles, kuskil tunni ringis umbes. Ja siis ma lähen toimetama. Siis teine asi on see, et ma praktiliselt kuulen iga päev tööle sõites, töölt tulles mingit audioraamatut. Kui saatevaatajad tahavad sinu toimetusi tegemisi, väljaütlemisi võib-olla tihedamalt jälgida, kui ainult seda saadet vaadates, siis mis kanalit see kõige paremini ise eelistaks? Mina kasutan väga palju Facebooki, just võib-olla see on nagu mingi ealine eripära, aga me kasutame väga palju Facebooki. Ja me kirjutan blogi ka. Vahest kirjutan mina, vahest me päris suur meeskond tegeleb nagu blogi kirjutamisega. Okei, väga hea.
kui sa peaksid homme jätma kõik oma tegemised nii nagu nad on, sõitma kuskile üksikule saarele ülejäänud eluks ja jätma kõik oma tänased tegemised kellegi järeltulija hoole alla. Ja sul on selle järeltulijaga kohtumiseks ainult 1 minut. Siis räägi, kuidas moodi selle 1 minuti sisustaksid? Okei. No põhimõtteliselt ma ütleksin, töötegemismetoodika on Wikis, vaata sealt, seal on head juhendid. Ole huvitatud kõigest, usalda protsessi ja küsi teistelt abi. Ja good luck. Väga hea, suurepärane. Aitäh igal juhul heade mõtete eest. Ekle sulle, Tanel samamoodi sulle. Ja aitäh kui sulle vaatamast. Jäta siis meelde, et audioraamatut kuula neid hoolega. Ja kui sul on väga hea point see, et audioraamatust sa ei saa nagu lehti vahele jätta. Et sa pead need nagu kõik läbi kuulama. Igal juhul, kui sulle see saade meeldis, siis kindlasti like, kommenteeri, jaga seda. Kui sul on küsimusi saate kohta või saatekülalistele, siis saada need saade@impact8020.com. Vaata kindlasti ka meie veebi ja kohtume juba järgmisel korral.